Hei, uus nädal on väga kiiresti tulnud ja külmadega ja minul on ka seljas selline mõnus soe mõnnakas superemme. Aitäh lastele kingituse, see on tõesti mõnusalt soe. Need valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardid. Saad neid tellida Reiki Tartu koduleheküljelt ja kuulata siis pikemat või lühemat kanaldust @valgusekanal Marge YouTube'i kanalist. Ja kui sa seda kuulad, siis sa sellel kanalil arvatavasti oled. Liitu kanaliga, et saada ligi pikematele meditatsioonidele ja siis ka kanaldustele ja tulevastele siis töötubadele. Kindlasti hakkan andma sellist informatsiooni ka nendest nii YouTube'i kanali postitustes kui ka Facebooki postitustes. Ja vaatame siis nüüd 3 kaarti nendest valgusteadlikkuse inspiratsioonikaartidest. Mis kaardid siis uuel nädalal sulle lahti seletavad sellest seisukorrast, millesse sa siis oled hetke eluteadlikkuses jõudnud. Nii. Esimene kaart on sulle sõnumiks ja sõnum sel nädalal on, et olen neutraalne, võtan elu sellise, nagu see on. Minu elu on täiuslik ja terviklik. Et olles hetkes, suudad sa jälgida seda, mida sinu maailmas toimub, mis sinu elu reaalsuses on käimas ja jääda siis rahusse, tasakaalu ehk siis neutraalsusesse, olla kõrvalt või kaugusest vaatleja, mitte ühineda. Kui sa millegagi ühined, siis see tuleb sinusse, loksutab sind läbi, loob sinusse mingisuguseid emotsioone, viib sind kas tasakaalust välja või siis mingisse seisundisse. Jäädes neutraalseks, see läheb sinust lihtsalt ujub mööda ja sa vaatled. Jälgid ja vaatled ja nendid, et okei, kas ongi niimoodi. Selline vaatleja roll on väga tore roll tegelikult. Ja sellele kaasa aitab tegelikult see, et sa mõistad, et kogu see maailm on üks suur mäng, illusoorne mäng ja sa ei pea mitte millegagi ühinema. Sa saad ise otsustada ja valida, mida sa tahad oma ellu lubada. Ja sa saad seda kinnitada, et sinu elu on täiuslik ja terviklik. Ja mida sa mõtled ja ütled oma sõnadega, seda sa oma ellu ka lood. Ja seda, ainult seda saab sun universum anda, mida sa oma sõnadega kinnitad. Abistav kaart toetuseks sellele sõnumile on see, mille läbi sa ka osaliselt saad seda lubada, aga mis toetab seda, et sa suudad olla neutraalne, jälgija ja elus võtta asju rahulikult, on siis selline sõnum, et elan igal hetkel hetketeadlikkuses, otsustad olla püsivalt terve ja heaolus, elu on imeline. Alles just rääkisin seda, et see, mida sa otsustad ja valid, see loob selle, milline on sinu reaalsus. Ja et olla siis neutraalne ja võtta elu selline nagu on ja et su elu oleks täiuslik ja terviklik, ongi soovitus siis elada hetkes, siin ja praegu. Hetkes elades elad sa vertikaalelu ajajoonel, ehk siis on hetk, on järgmine hetk ja sa tead kindlalt, et selles hetkes, mis on hetkel, ehk siis praegu, lood sa selle, mis järgmises hetkes sa kogeda saad. Olevik on mingi periood, nädal või 2 ja olevikus on hästi palju hetki ja igas hetkes saad sa luua mingit uut kogemust endale. Ja
selles hetkes, kui sa otsustad olla terve ja heaolus ja et sinu elu on imeline, siis universum ainult seda saab sulle võimaldada, sest sina kui looja olevus seda otsustad ja sinu otsuse, valiku ja tahte vastu ei saa ükski universumi jõud. Sind saab rünnata ainult siis, kui sinus on mingi madal emotsiooni energia, hirm. Hirmu all on väga palju jaotusi ja teine emotsioon on armastusenergia, millel on ka palju alajaotusi. Sina valid, kumba sa valid, kas hirmus elada või siis armastuse teadlikkuses. Ja kõige tähtsam ongi armastada iseennast. Täna mul oli reiki praktika ja kerkis ka üles selline küsimus, kas sa tegelikult armastad ennast? Kui sa elus toimuvad mingisugused asjaolud, millega sa pole rahul või mida sa pead läbi mingisuguste emotsioonide, ehk siis näiteks hirmu, et kaaslane ei saa pahaseks, ütleme, siis kas see on iseenda armastamine? Kui sa ennast armastad, siis sa ei saa välises kogeda seda, et kaaslane hakkab sinuga pahandama mingite asjaolude pärast, vaid universum loob sulle läbi selle iseenda armastamise tunde ainult seda, et sa saad aina rohkem ja rohkem kogeda seda, et sa oled armastatud ka välisest ja sa saad ennast armastada, sa ei pea ennast mitte millegi pärast hurjutama, sest sa oled universumi imeline looming, läbi mille sa seda 2 kaardi esimest sõnumit saad endal lubada, on see, et teadvustan, et pole tähtis, mida kogen välises maailmas, vaid see, kuidas sellele reageerin ja mida see läbi endasse loon, elan iseenda teadlikkuses. Kui sa elad hetke teadlikkuses, iseenda teadlikkuses, siis sa suudad ennast armastada ja tõesti kogeda välisest ainult seda, mis on sulle heaoluks, sest see, mida sa välisest koged, pärineb sinu sisemusest. Selle oled sa ise loonud oma ellu. Ja mitte mingisugune väline asi või teine inimene pole selles süüdi või mingi olukord, vaid ikkagi see, et see on olnud sinu valik seda kogeda mingil hetkel, mida sa oled mõned hetked tagasi iseendale loonud. See on üks suur selline mänguväljak, see maailm, kus me elame ja sinul on võimalus ja võimetekohane hakata enda elu ise looma. Seda, mida sa oma elus koged, looma ja kujundama just läbi neutraalse vaatleja oleku, mitte millegagi ühinedes, vaid vaatled, teadvustad ja otsustad. Nii et imelist kulgemist sulle selles põnevas maailmas ja liitu kanaliga ja telli raamatuid, telli kaarte ja kohtume juba nädala aja pärast.